Nüüd aga veoautode kolmas poolfinaal. Sellest stardist läks rajale kindlasti üks peofavoriite esimese karikavõistluste etapi Tapal võitud number 9 Olev Helu. Veel number 111 lätlane Ilmar Srežeks, 115 kaasmaalane Andris Jukums, 28 Imre Loodis, 35 Märt Viks, 12 Aivo Alasoo, 91 lätlane Kaspar Skiploks, 36 Taivo Tuusis, 26 Aivar Tedre. Olev Helu alustabki seda sõitu kohe eesotsas. Pea esimestel ringidele jääb raja äärt Aivo Alasoo. Kohe võib lisada, et see sõit oli just rikas nende meeste poolest, kes esimesel etapil kõrgeid kohti kogusid. Olev Helu oli niisiis võitja, Aivo Alasoo 3., Aivar Tedre 7., Imre Loodis 10. Liidri Helu järel on teine Ilmar Srežeks, 3. aga Andris Jukums. 3. kohta hoiab mõne aja Aivar Tedre. Ning 3. tõuseb number 36 Taivo Tuusis, kuid mitte kauaks. Ees on endiselt Helu, tema järgi küll lätlane 111 all sõitnud Ilmar Srežeks, kui tema on juba kaotanud pea ringiga. Teine on hoopis 115 Andris Jukums. ...28 Imre Loodis hoidmas 3. kohta. Ka eesotsas oli väga äge just omavahelisest võrdlusest lätlastega. Kui sõita oli veel ette antud 20 minutist, umbes 6,5 minutit tuleb teiselt kohalt raja äärte Ilmar Srežeks. Teise lätlase tagaajamist jätkab aga Imre Loodis. Helu ees siis Srežeks ja Loodis, selline oli juhtkolmik. Kuna päris mitu meest jääb raja äärte, õnnestub lõpuks 4. tõusta Märt Viksil. Kohustusliku aja ja ringide lõppedes oli paremus just selline, kuigi 4. mees kaotas võitjale terve ringi. Nii et finaali koosseis oli selgunud, selles sõidust läksid edasi Olev Helu, lätlane Jukums, Imre Loodis ja Märt Viks. Enne veel, kui veokamehed finaalile jõudsid, pidasid oma otsustava sõidu veopagimehed. Nende paremus pidi selguma 2 sõidukohtade summeerimisel. Hea sõidu eelmises stardis teinud lätlane Tainis Leimanis oli ka selles sõidus favorit. Kuid taas läheb ette number 6 Vahur Lillman. Tainis Leimanis jääb maha juba päris palju. Edasi tulevad Bruno Leimanis, Andrus Nõuakas, Andrus Sooniste. Võistlus kulgeb Vahur Lillma juhtimisel. Tainis Leimanis jääb maha juba päris palju. Võistlus kulgeb soodsalt sinnamaani, kuni rajal teeb uperpalli Andrus Nõuakas. Sellest avariist hakkab pagist välja ajama suitsu, nii et rajale tuli kutsuda tuletõrje ja võistlus katkestati. Õnneks midagi ohtlikku ei juhtunud. Ja pagi number 5 veetakse ära boksi. Pärast pausi otsustatakse jätkati samadelt välja sõidetud positsioonidelt. Number 21 all sõitud Läti veoauto pagimees tuleb Roosiku selles aastaseks veopagide krossi võitjaks. Teine koht jäetakse aga sedagi kord Eestimaale ja selle omanikuks on Rudolf Sarv. 3. oli hea sõidu teinud Vahur Lillman, kuid otsustavatel hetkedel tal lihtsalt ei vedanud. Jäi üle oodata päeva lõpplahendust ning kindlasti üle Värniku võitu. Vähemalt nii hõigati raja äärest, kuid omalt poolehoidjad olid kõigil. Kohe start viibki Värniku juhtima Alari Kuusi ees, siis Helu, Aivar Kuus, veel Alain Karuse, Gunnar Orav, Imre Loodis. Kohe jääb raja äärte Urmas Puusalu. Veel läksid sõitma Tiit Toot, Savo Pilv, Märt Viks, Andris Jukums. Esimesel ringil niisiis Värnik juhtimas ja Alar Kuus teine.
Kuid ringi lõppedes teeb sõiduvea Värnik ning ette rühib Alar Kuus. Mees lihtsalt võtab liiga suure kaarega kurvi. Olev Elu trükib samal ajal kolmandalt kohalt taga Aivar Kuus. Õige pea suudab Elust mööduda ka Allain Karuse. Finaalis tuleb meestel raskel rajal vaeva näha juba 30 minutit pluss üks ring. Pidevalt toimub positsioonivahetusi ka võistlejate rivi lõpuosas. Kui 13 minutit olid poole tunnist sõidetud, olid ees Alar Kuus, Ülo Värnik, Aivar Kuus ja Allain Karuse. Kindlasti tundnud ennast päris turvaliselt teisel positsioonil sõitnud Värnik, sest iga riigiga tuli ähvardavalt lähemale Aivar Kuus. Siin aga läheb rajale kõrvale Gunnar Orav, kes hoidis pidevalt kolmandat-neljandat positsiooni. Pärast Karust aga siis 5. Olev Elu, 6. Toots, 7. Aavo Pilv, siis lätlane Jukums ja Imre Loodis. Tagapool olijad peavad liiritele tihtipeale rajal ruumi tegema. Nii möödub aga number 28 selle autoroolis Imre Loodis konkurentsist lätlasest. Tõsi, see käib võitlust tagumiste kohtade peale. Eespool on ka kõik muutuseta. Esimene Alar Kuus, Ülo Värnik ja siin küll vahepeal number 30